Suur tänu teile sellise ürituse korraldamise eest ja suur tänu ka kutse eest siin osalema. Kõigepealt, mis puudutab teie küsimuses esitatud väidet politsei käitumisest, leppimiskäitumisest, siis te tõenäoliselt olete seda tänase päeva jooksul juba arutanud. Politsei käitumissuunis ja käitumisjuhis on muutunud vähemalt viimased paar aastat. On selgelt nulltolerantsi rakendatud politseilise reageerimise suhtes, mis puudutab juba siis vägivalla kasutamist leibkondades ja peredes. Ja kui varem oli sisuliselt lähenemine tõesti selline, et kui avaldust ei laeku, siis politsei sisuliselt menetlust ei algatanud, siis nüüd on seda praktikat ka selgelt muudetud ja kui on asjaolud viitavad ikkagi ühemõtteliselt vägivaldsele käitumisele, nagu me teame, siis 10 juhtumist 9 on meeste poolt suunatud vägivaldne käitumine naiste suhtes. Aga veelgi traagilisem sellest ju selles peres on tegelikult see, et kui seal kasvavad ka väikesed lapsed, siis see vägivald, mis otseselt küll võib-olla väikelapse suhtes selle juhtumi puhul ei ole suunatud, on ta igal juhul temale väga suur üleelamine, nii et me alati räägime naiste vägivalla puhul ka laiemalt lähisuhte vägivallast, kus on lapsed üks osapool. Politsei on oma suhtumist muutnud, selle tagajärg on ka see, et kehalise väärkohtlemise juhtumite arv on Eestis märkimisväärselt tõusnud viimaste aastatega, ka tõusus on see sellel aastal. See on nii nagu mitmete süüteoliikide puhul ju paradoksaalne, eks ju, et ühelt poolt ühiskond vaatab selle peale võib-olla pealiskaudsemalt, et näete, süütegude arv tõuseb, see tähendab, et ühiskonnas probleem kasvab. Aga me teame ju tegelikult seda, et kui tegemist on varjatud kuritegevusega, milline kindlasti on ka lähisuhte vägivald, siis pigem on olukord selline, et see süütegude suurem arv näitab seda, et esiteks politseiline reageerimine on kasvanud, teiseks ka on inimeste usaldus järk-järgult riigiasutuste, politsei ja sotsiaaltöötajate vastu on suurenemas ja julgetakse sellele vägivallale ka vastu astuda ja seda tuua välja, julgetakse olla menetlusosaline, julgetakse anda tunnistusi ja nii edasi. Mis puudutab nüüd kogukondade ja vabakonna kaasamist, siis see on väga oluline temaatika. Meie hinnangul on naiste varjupaikade tegevustoetus, regulaarne tegevustoetus peaks olema selge reegel. Ja me oleme läbi Politsei- ja Piirivalveameti, kes oma eelarvest üsnagi tuntava osaga vägivalla vastasele tegevusele suunab. Oleme seal kaasanud väga palju erinevaid mittetulundusühinguid, kes siis suudavad kaasa aidata oma know-how'ga, oma erinevate projektidega, millele taotletakse samuti riigi toetust. Ja ma pean ütlema, et kindlasti on viimastel aastatel ka paranenud oluliselt erinevate ministeeriumite ja ametkondade omavaheline koostöö, sest sellest me täna ju räägime, eks ju. Selline varjatud pahe ja väga tõsine väljakutse ühiskonnas vägivalla vähendamine. Siin loomulikult ei piisa ainult Siseministeeriumist ehk ainult politseitööst ega prokuröride tööst, Justiitsministeeriumi valitsemisalas ega Sotsiaalministeeriumist ega Haridusministeeriumist, et tegelikult küsimus on, et kuidas need 4-5 veelgi enam osapoolt suudavad koos toimida, et me oleksime edukamad ja heas mõttes me näeme ka reaalselt tulemusi.